Mul on 10 minutit aega motivatsioonikõneks, mis on umbes 8 liiga palju, aga ma proovin hakkama saada. Mul on praegu pooleli lõpetamisel üks raamat, mis on siis praktilise kommunikatsiooni õpetus ja siin ma räägin paljude tarkade inimestega, praegu just leppisin siin Anuga kokku kohtumise pärast jaanipäeva, aga Vainoga ma juba rääkisin, Urmas Vainoga. Ja ta ütles midagi sellist, et inimene muutub natuke ajas ja ka saatejuht muutub ajas, et ta praegu eelistab alati neid inimesi, kes räägivad midagi uut, nendele inimestele, kes räägivad küll hästi ja võib-olla ka huvitavalt, aga kõike seda, mida ma juba tean. Ja ma arvan, et see on väga oluline tähelepanek. Ja nüüd on mul siis raske ülesanne puhta teooria põhjal rääkida teile midagi innovaatilist ja head, mida te pole veel kuulnud, aga ma olen päris kindel, et ei ole seda kuulnud. Kas keegi on siin nii vana, kes teab, mis asi on sõjaväelaager? Sõjaväelaager oli Tartu Ülikoolis ja kõikides ülikoolides nõukogude ajal selline struktuur, kus igal esmaspäeval üldiselt kõik tudengid õppisid sõjandust, jooksid püss käes mööda põldu ja siis 4. kursuse järel toimus siis kellel kus, meil näiteks Klaipedas, Leedus 2-kuuline sõjaväelaager, kus me siis pidime lõpuks hinde saama, mille tulemusena saime ka lõpetatud ülikooli, kui 3 ei saanud, siis ülikooli ei lõpetanud. See oli üks erakordne üritus, seal olla palju pulli sai, me olime väga innovaatilised, me valisime 160 poisist Tartust, kes oli näiteks laagri komsomoli sekretäriks, 1-2, mitte komnoorest. Me marssisime Moskva kontrolli eest mööda lauldes kõva häälega metsavendi. Aga kui eksam hakkas lähenema, see oli 26. augustil 1976, siis ausalt öeldes mina sain küll aru, et mina seda eksamit küll ära ei tee. Ja väga paljudele teistele sama tunne, jõle jama tuli teada. Ja siis otsustasime läheneda erakordselt innovatiivselt ja laagri mitte formaalne mingi liiderkond leppis kokku, et teeme täpselt vastupidi. Ärme üritame õppida palju, vaid üritame teha nii, et kõik on lollid. Ja keelasime ära õppimise, sest nad ei saa kõik 160 poissi läbi põrutada. Leppisime kokku, et kes õppimas läheks, anname peksa ja hävitasime kõik kaustikud, kus oli kirjas tekstid, mis siis oli nii. Ja kõik toimis. Tähendab, ühel päeval käis üks kõlakas, et 2 füüsikut õppivad kuskil metsas, tegime arangu, 10-meetriste vahedega leidsime tal ülesse, nad tõesti õppisid salaja, nad tahtsid leida, põletasime kaustikud ära, natuke tutistasime ja nii ta läks. Kõik toimis suurepäraselt. Eksamile läksime niimoodi, et me ei teadnud mitte millestki, mitte midagi, mitte keegi. Mina sain 3 esimest punkti 5 punktist. Ja üks oli siis niimoodi, et see oli kaitse massilise mingi aatomi või mingi rünnaku eest, ühesõnaga защита от оружия массового поражения, midagi sellist. Võtsin aparaadi, mille nimi mul on täna meeles, see aparaat DP64A, mida ta mõõdab, mismoodi ta mõõdab, aga ma oleks pidanud teadma, ma tõesti ei teadnud. Siis läksin sinna laua juurde, kus nad oli hunnikus. Niisugused aparaadid seal rivis kõik olid, enamik niisugused pruunides, kottide sees. Ja siis küsisin vaikselt, et missugune see välja näeb eesti keeles, poisid olid selja taga. Ja siis Ummelas, kes sel hetkel veel oli täitsa okei, siis Ummelas ütles väike. Ma mõtlesin, kui ma hakkan sorima, seal nad saavad aru, et ma ei tea, mõtlesin, lähen riski peale, võtsin esimese, avasin binokkel. Sellega see asi lõppes, löödi minema. Aga siis tegid ohvitserid koosoleku, said aru, et nad ei saa 160 pointsi läbi põrutada. Ja siis viimastel küsimustel hakati 5 panema, mulle pandi ka 5 viimane punkt, mis oli mingisugune orienteerumine maastikul või midagi sellist. Vahet ei ole. Ja sain kokku 3, lõpetasin ülikooli. Nüüd mõelge, kui innovaatiline see oli. Tähendab, mitte tõsta latti, vaid langetada latti. Kõik lolliks. Kas teil on ka tunne, et meil praegu on sama protsess käimas? Et me oleme hästi jõuliselt langetamas ühiskondliku diskussiooni, me oleme hästi tugevalt langetamas eetiliste standardite, me oleme hästi kiiresti langetamas ühiskondlike kokkulepete latti, sest siis hakkab tunduma
madal normaalsena. Me, kes me oleme minu meelest viimased 30 aastat konkurentsivõitluses kogu aeg üritanud olla seal ees, meeletult võidelnud imago eest, pidanud diskussioone, arutanud kõikvõimalik imeliste teemade üle, loonud uusi innovatiivseid asju, sest nii-öelda rahvuslikud juhtsõnad on olnud, ma ei tea, e-riik, innovatsioon, demokraatia, vabadus, kõik väga ideaalne, siis nüüd järsku on rahvuslikud juhtsõnad vahetumas. Migratsioon, suletus, ma ei tea midagi sellist. Ja seepärast see oli hoiatuskõne, et ka nii on võimalik teha kõik lolliks. Ma ei tea, kui kaua see aega võtab, osas riikides on õnnestunud. Likvideerides arutelu, likvideerides demokraatia, siis ühel hetkel hakkab tunduma see normaalne, tuleb hirm oma tuleviku eest, mul on korterilaenud ja kõik muud sellised asjad ja siis tasapisi hakkamegi tõmbuma sisse väga palju olulisi väärtusi kaasa arvatud. Ajakirjandusvabadus on praegu löögi all. Minu meelest tühja idealismi Arvamusfestivali peaks esindama. Praegu on hetkel aeg, kus Arvamusfestival ka nii-öelda nende grupiliidrite mängus peab ühiskonna protsessi sekkuma, nii julgelt kui võimalik. Tuleb arvestada, et eetilisi ja väärtuskonflikte ei lahendata valimistel. See on äärmiselt oluline seisukoht, tuleb aru saada. Väärtuskonflikt on. Kas selle poolt hääletab 500 000 miljon või 10 miljonit inimest, kui mulle öeldakse, et kas juut on inimene, kas naine kõlbab ühiskonda või kõlba, siis see on väärtuskonflikt, see ei ole poliitiline konflikt. Ja väärtuskonfliktis peab igaüks oma seisukoha võtma. Ma arvan, et see on praegu Paide Arvamusfestival, muide, sõltumata isegi teist, kas te tahate või mitte. Ühiskond on nii pinget täis, et ma kujutan ette, et kui teie ei vea teda tõsisele ühiskondlikule diskussioonile, siis küsimused rahvas ikka veab. Meie hea kolleeg Eesti Televisioonist, Ene Pajula, endine nüüd veteran, hüüdnimega Mammi, sõnastas ühe oma viimases artiklis praeguse aja olukorra päris täpselt. Ta ütles nii, et on välja kujunenud hästi tugev endast targemate talumatus. Endast targemate talumatus. Mina tahaks küll näha, et see protsess ei areneks edasi ja kui arvestades kõike 160 diskussiooni, neid inimesi, kes seal kohal on, siis teil on erakordne roll, et see protsess ei läheks lõpuni ja et kuskil mingi aja pärast me saaksime kokku samas seltskonnas ja imestasime, aga kuidas see kõik tuli? Mismoodi see võimalik? Aga kus me olime? Kus meie olime? See oli mu motivatsioonikõne. Aitäh, aplaus!